Enamik mahajäetud kohti, mida me külastame, algavad kurvalt. See koht ei olnud selline. See oli alguses üks õnnelikumaid kodusid, kuhu me kunagi oleme sisse astunud. Me leidsime Prantsuse perekonna kodu, kuhu oli peaaegu kõik maha jäänud. Seinad olid kaetud fotodega, sahtlid täis kirju, balletifotod, religioossed mälestusesemed ja kummalisel kombel topised, kes jälgisid varjust. Kõik siin viitab sellele, et nende seinte vahel elati täisväärtuslikku ja armastavat elu. Ja siis ühel hetkel olid kõik kadunud. See on Gaudi perekonna lugu ja sellest ühest hetkest, mis nende kodu tühjaks tegi. See on selles kohas väga ainulaadne ja eriline tuba. Ja see tuba jutustab Jean-Pauli loo. Jean-Paul oli selle perekonna patriarh, perekonna isa. Ja ma sain tema loo kaudu palju teada nii tema enda kui ka tema elu lõpu ja surma kohta. Selleni jõuan ma kohe. Võtan hetke, et tuba vaadelda. Saad näha ja kujundada omaenda loo tema elust. See saab väga selgeks kõigi selle koha elementide põhjal. Mulle meeldib rebane laual. Ja ma arvan, et peaksin alustama loo kõige esimesest osast. See oli isegi enne, kui nad sellesse majapidamisse tulid. Näete, et seinal on pildid purjekatest, saartest kusagil kaugel. Ja ka see siin üleval. Ja ka geograafiakaardid selle toa tapeedina ning kaardid seal seinal. See on osaliselt seotud nende endise majaga. Ja nende endine maja asus 11 000 kilomeetri kaugusel Prantsusmaast Reunioni saartel, mis kuuluvad samuti Prantsuse kuningriigi koosseisu, nagu ma peaksin ütlema. Või õigemini Prantsuse territoorium. Aga just seal elasid Simona ja Jean-Paul 10 aastat, aastatel 1980 kuni 1990. Neil olid juba siis lapsed olemas, nii et ka Claire ja Antoine elasid sellel saarel. Ja siis hiljem kolisid nad Prantsusmaale ning tulid elama just siia külla ja täpselt sellesse majja. Ja tõenäoliselt sellepärast ongi kõik need kaunid maalid siia seinale jäänud, meenutamaks nende aega sellel saarel. Mis meil siin on? Väike kunstiteos. Ja nad tõid siia kohta asju kogu maailmast. See näeb välja nagu midagi, mis pärineb maiadelt või midagi asteekidelt. Minu meelest näeb see isegi natuke rohkem asteekide kui maiade moodi välja. Mõned asjad on selles toas lihtsalt koledad. Ja meil on isegi see väike joonistus. Tundub, et selle on teinud laps. Seal on paar parti ka. Ma ei tea täpselt, mida see mees selles toas tegi, aga see oli kindlasti mingisugune tema kontor. Mul on siin ka see ilmselgelt võltsitud polsterdatud tool, millel on vapp peal. See on, ma mõtlen, kui see oleks olnud ajalooline ese, oleks see olnud tõesti väga ilus tool. Aga minu arvates näeb see natuke odav välja. See näeb natuke võlts ja odav välja, aga see viib meid järgmise osa juurde, sest siin all on näha palju geograafiaraamatuid, siin kõrval palju ajalooraamatuid. Ja härra Jean-Paul oli oma elu jooksul ajalooõpetaja. Ajaloo- ja geograafiaõpetaja. Ja tema abikaasa oli samuti õpetaja. Ta oli keeleõpetaja. Mis meil siin taga on? Ta õpetas kogu oma elu jooksul prantsuse ja hispaania keelt. Veel üks üsna inetu tool. Ma arvan, et ka minu vanaisal oli selline tool oma majapidamises. Nii et jah. Ja kui ta Prantsusmaale tagasi tuli, härra Jean-Paul, hakkas ta jahiga tegelema. Ja siit algas tema allakäik. Nii et pärast aega Reunioni saartel tuli Jean-Paul 1990-ndatel siia tagasi ja leidis endale uue hobi. Ta hakkas jahiga tegelema. Nagu näete, on siin laual rebane. Aga ma lugesin ühest selle maja kohta käivast uudisartiklist, et Jean-Paul sai naabruses asuva maaomaniku käest jahil vaidluse käigus kuuli. Ja see on üks põhjusi, miks see maja on hüljatud. Ja see juhtus kuskil aastatel 2006 kuni 2008, sest tema naine Simona lahkus, pakkis oma asjad
ja kolis Ungarisse oma sõprade ja pere juurde. Ja see on üks põhjusi, miks see maja praegu hüljatud on. Ma ei tea, miks nad kõik need mälestused siia jätsid. See on minu jaoks ikka veel mõistatus. Aga me teame, et see on põhjus, miks Simona lahkus ja selle maja igaveseks maha jättis. Tema lapsed, Antoine ja Claire, olid selleks ajaks tõenäoliselt juba välja kolinud. Nii et kes siin elas? Nende nimi oli Cody ja me veetsime mõnda aega kõike nende jäetud asju läbi vaadates, püüdes aru saada, mis toimus. Kõigepealt paar sõna. See on see, mida me arvame, et juhtus. Oleme selle kokku pannud kirjadest ja fotodest. See pole kinnitatud. See on meie parim oletus. Isa Jean-Paul oli ajaloo ja geograafia õpetaja ja oli näha, et ta oli loodusinimene. Ema, Simone, õpetas prantsuse ja hispaania keelt ning tema oli see, kes kõik kirjad alles hoidis. Need inimesed kirjutasid inimestele üle kogu Euroopa. Me leidsime isegi ühe kirja tüdrukult nimega Rosa, kes kirjutas neile otse Ungarist. Nad olid tegelikult ka ise mõnda aega välismaal elanud, Reunioni saarel. Ja ju seal oli alguse paljud neist sõprussuhetest. Siis olid seal 2 last. Tütar Claire, temast on igal pool fotosid, kuidas ta laval üles kasvab. Balletist sai selgelt tema kogu elu. Ja poeg Antoine, kasvatatud katoliiklasena. Tema esimese armulaua foto ripub siiani seinal. Ja aastaid oli see koht lihtsalt elu täis. Raamatud, muusika, balletitrennid, külalised käisid külas. Kirju saabus igalt poolt. Aga siis, umbes 2600 aastal, hakkas Jean-Paul Tšahiga tegelema. Ta käis peaaegu igal nädalavahetusel maal. Ja just seal hakkasid asjad viltu vedama. Tal tekkis naabritega mingi vaidlus jahimaa pärast. Ja siis, ühel päeval jahil olles, lasti ta maha. Ametlikult nimetati seda jahiõnnetuseks. Aga siin kandis pole kuulujutud kunagi vaibunud. Nüüd, kui me teame Jean-Pauli lugu, liigume selles majas väga ettevaatlikult ja suurima austusega kõige siin sees oleva vastu, sest see on mälestus inimesest, kes kaotas oma elu ja see ei olnud vajalik. Midagi, millest ma aru ei saa, on see, miks kui perekond kaotas kõik, nad ei võtnud kaasa tema mälestusi ja ka teiste selle maja inimeste omi. Näiteks see on foto Claire'ist, nende tütrest, mis jäi samuti siia pärast isa surma. Kas see kaotus oleks olnud liiga suur, et siia paika tagasi tulla? Ma muidugi ei mõista, mis inimeste peas toimub, kui midagi sellist juhtub. Aga jah, see oleks minu jaoks seletus. Väga lahe arvuti seisab siin endiselt. Ilmselt just siin tegid Jean-Paul ja tema naine Simone kogu oma töö. Prantsuse keel. Poeesia. Prantsuse keel. Nad olid väga haritud, kõrgelt haritud inimesed. Nad austasid, nad soovisid oma lastelt samuti kõige suuremat distsipliini. Seda võisime näha ka sellel pildil siin, kus on Claire, kes oli tol ajal väga lugupeetud juhtiv tantsija. Ma mäletan, et mul oli umbes samasugune arvuti, mille sain oma vanematelt, kui olin 6 või 7 aastane, ja nad ostsid selle mulle tollal Aldist umbes 2000 euro eest. Ma mõtlen, et see oli üks parimaid asju, mida ma oma vanematelt sain, sest mulle meeldib arvutiteadus ja nii ma selleni jõudsingi. Palju sulgi minu Paabu linnu jaoks siin? Jah, majas on asju, mis on pärit Reunioni saarelt ja on siia maha jäänud. Siit seest näeme, et meil on siin need kalad, need süvamerekalad. Ei, see näeb isegi välja nagu piraaja. Ja siin all on meil kerakala, aga nad on sellele kerakalale kleepinud suured naljakad silmad külge. Ilmselt lapsed tegid seda. Minu arvates näeb see üsna kummaline välja. Olgu. Kogu kapp on raamatuid täis. Ma vaatan, mis need võisid olla. See näeb välja peaaegu nagu Automatique de l'air. Siin on kindlasti prantsuse raamatuid, aga need on kõik entsüklopeediad ja sellised asjad. Ja ajalooraamatud, ilmselt õpetamisest, jah, need on kõik ajalooraamatud siin. Louis 16. on meil siin. Püha Louis, Louis 11. See on kõigi Prantsusmaa kuningate kohta. Ja seda luges Jean-Paul nii hariduse kui ka tõenäoliselt oma lõbuks. Isegi pulmapilt. Ma arvan, et see siin on Jean-Paul, nagu näeme, mees ülikonnas. Ja otse tema kõrval seisab tõenäoliselt tema tütar. See on tõenäoliselt Claire, sest ta meenutab väga seda naist seal pildil.
seda baleriini pilti seal. Ta viib ta ilmselt altari ette, et ta abielluks. Suur osa loost tuleb mulle ka nendest dokumentidest siin. Siin on mõned väga toredad kirjad nende Ungari külastustest ja ajast, mil nad saartel viibisid. Ja isegi keegi selles kohas võitis luule peaauhinna, prantsuse keeles poesie. Vau. Ma ei tea, mida nad siin sellel pildil teevad, aga tundub, et nad tapavad siin midagi. Ja see võis isegi olla mõnel troopilisel saarel, näiteks Reunioni saartel, nagu me varem rääkisime. Väga lahe. Isegi siin peal on meil veel mõned topised, näiteks see rebane. Ja siis on siin tuhkur või nirk. Mul on nende kahe looma eristamisega alati väga palju raskusi. Ma arvan, et see topis on väga hästi tehtud. Ja siis siin üleval laiali tiibadega öökull. See on uskumatu. Veel üks neist koledatest toolidest siin nurgas. Jah, vabandust. Mulle see üldse ei meeldi. Hiiglaslik Kesk-Prantsusmaa. See on Prantsusmaa geograafia, kõikide mäestike ja kõige muuga. Phil Bartoki. Siin üleval on topistatud loomad. Oh jumal, vaata siia. See pilt koerast ratastoolis. Ma lugesin kirjadest, et neil oli palju koeri ja et neil olid koerad kogu elu jooksul. Ja nad lugesid ka ning kirjutasid oma sõpradele kirju, kus rääkisid koertest, kes neil kodus olid ja kas nad olid ikka veel tublid. Ja mõnikord rääkisid nad ka koerte surmast ning seejärel uute koerte võtmisest. Need pildid on ka tõesti lahedad. Castañetid Hispaaniast. Nagu näete, reisisid nad üle kogu maailma ja tõid asju kaasa. See on väga huvitav kivi, mis neil siin püsti seisab. Vau. Ja isegi see pilt, daamid kaktuste vahel. See on ka ülimalt lahe. Seal vahel on noor poiss. Ja see tuba räägib meile juba nii palju selle perekonna ajaloost. Aga nüüd liigume selles majas ringi ja näitame teile veelgi rohkem nende inimeste elust. Ma oleksin seal poti otsa komistades peaaegu surnud. Olgu. See viib meid selle maja koridori. Ja vau, seda ma pole veel näinud. See peab olema Claire'i või Antoine'i lapselaps. See on üsna uus pilt. Ja tal on seal seljas Hispaania rahvariided. Ma ei tea selle riietuse täpset nime. See on üsna ilus. Aga siit läheme selle maja kööki. Ja see on väga tüüpiline prantsuse köök, nagu näete. Ja see räägib meile nende inimeste loost veelgi rohkem. Ja kes need inimesed olid ning mida nad elus tegid. Vau! Mulle tõesti meeldivad need prantsuse köögid. See tume puit siin. Vaatame, kas nad jätsid ka siia kõik maha. Kogu see pasta on endiselt purkidesse kenasti laotud. Kõik maitseained ja kõik muu jäeti põhimõtteliselt lihtsalt maha pärast seda, kui härra Jean-Paul suri. Jah, see on hullumeelne. Isegi hautamispott ja kõik muu seisavad ikka veel siin pliidi peal. On selgelt näha, et siin pole keegi umbes 20 aastat käinud. Nad ei tule ka siia tagasi mälestuste pärast. Nad lihtsalt ei taha enam siin olla. Issand jumal. Kogu köögikapp. Ikka veel kõike täis. Kas neil on siin pliidil mingi viimane söök? Ei. Oh, seal on ikka veel vormirook sees. Olgu. Vau. Ma arvasin, et see on lihtsalt joonistus, aga see ei ole. Ja siit sai ka välja minna mingisugusele terrassile,
vaatame, väljas on väga hele. siin sees on külm ja õues on väga soe. kuule, vaata seda. siin leti peal näeme 2 lihuniku nuga. ja ilmselgelt, kui Jean-Paul looma maha lasi, tõi ta selle siia sisse. aga ma nägin seda pilti, mis oli minu jaoks äärmiselt huvitav. ilmselgelt ei ole see loom, keda nad jahtisid, vaid lihtsalt tapsid. ja see on pilt sead, kes lamas umbes täpselt siin. võite täpselt siin näha, et see lamas siin ja seda looma tapeti selle majapidamise köögis. see pilt oli minu jaoks täiesti lummav. Vau! ja siin on ka kalender, millel on kuupäev 2008 seal üleval. ja ma mõtlesin tagasi ning mõtlesin endamisi. 2008? see ei olnudki nii ammu. see on praegu põhimõtteliselt 20 aastat tagasi. aeg läheb nii kiiresti. mida vanemaks ma saan, seda kiiremini aeg minu arvates läheb. natuke pühavett siin nurgas. kas külmkapis on veel midagi alles? ei, külmkapp on tühi. ja siis meil on siinpool kamin. see on nii lahe kamin. Vau, see kivimüür. koos pliidiga siin. seal on ikka veel pott peal. praeguseks täielikult ämblikuvõrkudega kaetud. ja ilmselgelt veel rohkem pilte. ja siin jälle need Hispaania tantsud kastanettidega. ma peaksin otsima, kuidas seda tantsu nimetatakse. aga see räägib meile ka natuke rohkem ema ajaloost, Simona Gaudist. ja Simona Gaudi oli prantsuse ja hispaania keele õpetaja. ja ta ilmselt külastas Hispaaniat palju või tal olid mingid sidemed Hispaaniaga. ja sellepärast ta õpetas koolis hispaania keelt. jah, hispaania keelt. ning samuti sellepärast näeme kogu majas Hispaania ajalugu ja Hispaaniast toodud suveniire. paljud asjad nendes majapidamistes hakkavad rohkem mõtet andma, kui natuke sügavamalt uurida. lõõts on seal ikka veel alles. ja ma pean ütlema, et see nurk siin, see paigutus siin tundub mulle isegi natuke saksa moodi. ei näe enam nii prantsuse moodi välja. ja siis küttepuud siin kamina all. ma vaatasin ka seda seina siin. ja ma nägin seda siin, kus on koerad või koer. see on päris lahe. see on ilmselt üks nende koertest. tal on suus kas pehme mänguasi või päris part. minu arvates näeb see rohkem päris pardi moodi välja kui mänguasja moodi. vaata teda. tuleb väga uhkelt näitama, mida ta sai. ja see on pilt või maal linnast, kus me täna viibime. veel paar eset. see oli see, mida sa nägid sellel pildil taustal, kus nad siga tapsid. Vau. väga lahe köök, pean ütlema. aga nüüd, rahvas, on aeg minna elutuppa. ja see on tõesti muljetavaldav tuba. okei. Vaip hoiab ust kinni, nii et ma pean siit sõna otseses mõttes läbi pressima, et tuppa pääseda. oh jumal küll. jah, ma usun, et keegi pole selles toas juba päris kaua aega käinud. vaata seda tuba, kuhu me praegu sattunud oleme. minu arvates tundub, et selle on kindlasti kujundanud ajaloo ja keele õpetaja. ja ma näitan sulle, miks. iga kapp on üsna ajalooline. siin näed, et meil on kapi sees välja nikerdatud rüütel. ma usun, et iga ese siin ei ole antiikne. Need kõik on antiikesemete koopiad. Need inimesed ei olnud eriti rikkad. Nad olid lihtsalt tavalised prantslased, tavaliste töödega. Näiteks, jah, nad olid õpetajad. aga nad elasid väga täisväärtuslikku elu. ja nad tahtsid oma kodu kujundada väga autentselt kõigi nende mööbliesemetega. vaatame, mis meil siin on.
see on endiselt täiesti täis. kõigi nende klaasidega. vaata seda hallitust, mis on selle kapi tagaosas. Ma ei tohiks seda liiga kauaks lahti jätta. Aga kõik nende hinnalised klaasid ja kõik muu on ikka veel siin sees. Isegi see lambikupp on üleni hallitanud. See on rõve. Ja pilt tõenäoliselt nende lapselastest, nagu näha. Mis see oli? Isegi paar nende kellade sihverplaati on siia jäänud. Keegi kindlasti maalis selles majas. Sellel pole allkirja peal. Vaata seda pinki siin all. See on tavaliselt midagi, mida sa paneksid maja koridori. Sa saad selle lahti teha ja see on täis ajakirju. Ja siis söögituba. Maja söögituba. Ilus lühter ripub seal üleval. Ma arvan, et nad said need toolid koos teistega, sest need on täpselt samamoodi disainitud. Tõenäoliselt olid need samuti koopiad. Ja ma arvan, et kogu mööblikomplekti said nad korraga. Siin on näha ka, et lossid ja lõvid on graveeritud siia nahatööle. Ja ka siia. See on kindlasti midagi, mida ajalooõpetaja endale hangiks. Nii et 4 inimesega. Antoine, Claire, Jean-Paul, Simone. Kõik selles majapidamises. See on tegelikult üsna kena lühter, pean ütlema. Endine õlilamp. Muutunud lühtriks. Jah, me nägime varem ka pilti ratsutamisest. See võis olla ka midagi, mida selle majapere tegi. Mõned taimed. Mõned linnud on siia kleebitud. Wow. Oh, need capid. Vaata neid. Seal on isegi vappe koos kiivritega. Ja vaata seda siin. Wow. See on päris muljetavaldav. Isegi kõik need taldrikud. Nii et Simona jättis selle koha lihtsalt maha ja kolis sellest majast nii kiiresti kui võimalik ära pärast seda, kui kuulis oma mehe lugu. Pärast seda, kui kuulis, mis temaga juhtus. Siin all on meil isegi käpad. Kapp seisab, nagu näha, käppadel. Ja palju rohkem koeri. Ka sellel pildil. Veel üks maal, natuurmort, lilled. Aga see siin. See siin on minge. Ma ei ole kindel, kas see on Claire või see on Simona, aga see on kindlasti üks neist kahest. Ja sa näed nende kirge loomade vastu sellel pildil, eriti just koerte vastu. Nad kirjutasid neist. Neil olid kogu elu jooksul alati koerad. Ja see oli jah midagi, mis neile tõesti meeldis. Ja fossiilid. Ka fossiilid. See on fossiilid üle maailma. Siin on kirjas maailma fossiilid. See on ilmselt midagi, mida nad kogusid. Siin oli neil see vitriinkapp, mis oli täiesti täis fossiile ja suveniire, mida nad said. Suveniirid, mida nad said üle kogu maailma. Nii kurb, et sellest pole midagi kaasa võetud. Vaata seda. Isegi karaoke komplekt on siin televiisori peal. Vau. Need on päris head mikrofonid. Jah, mikrofonid, nagu näha. Nii et keegi selles majas või nad lihtsalt tegid koos perega karaoket ja oli näha, et need inimesed olid tõeliselt õnnelikud ning elasid väga head elu. Kogu varustus on endiselt seal, isegi VHS-kassetid. Ajaloolised filmid, ilmselgelt ajaloolised filmid. Ja siis
ka Hiina stiilis kapp. ma ei ole jälle kindel, kas see on päris või võlts. Üks asi, mida ma siin elutoas just märkasin, on see koer siin. Ja see on sama koer, keda näeme ka Jean-Pauli toas video alguses. See on ratastoolis koer. Ja siin on meil veel üks koer kujutatud selle koha seinal. Oh wow! See pilt on tõenäoliselt see koridoris olnud pilt kleidist daamist. Ja siin on diivan, kus pere õhtuti kokku tuli ja istus. Nii ilus. Kõik on siin üle kasvanud. Vaata esiajada. Sellest pole enam palju alles jäänud. Nii et nagu me ütlesime, Jean-Paul oli läinud. Ta lasti põldudel maha ja ametlikult peeti seda jahiõnnetuseks. Ja Simone jaoks oligi kõik. Ta ei suutnud enam selles majas olla. Iga tuba siin hoidis tema mälestust. Nii et ta tegi midagi drastilist. Ta lahkus Prantsusmaalt jäädavalt. Kasutades neid aastaid varem loodud sõprussuhteid, võttis ta Claire'i ja Antoine'i ning kolis Ungarisse, alustades nende elu täiesti nullist. Ja maja, see lihtsalt jäeti maha. Peaaegu midagi ei võetud kaasa. Balleefotod on endiselt seintel. Kirjad on endiselt sahtlites. Ja jahitrofeed sellest hobist, mis võis Jean-Paulile elu maksta, valvavad endiselt tubade üle. Meie jaoks ongi see põhjus, miks see koht meelde jääb. See ei ole maja, mis aeglaselt hääbus. See on õnnelik kodu. Tardunud täpselt sellesse hetke, mil see tühjaks jäi. Ühel mõttetul pärastlõunal põldudel kadus terve perekond. Olgu, lähme nüüd üles korrusele. Ja vaatame, mida me selle koha magamistubadest leiame. Kui me saame nende loosse sügavamale minna. Loomad olid nende elus väga olulisel kohal. Isegi siin trepikojas. Siin seisab terve akvaarium. Õnneks on see täiesti tühjaks lastud ja seal sees pole ühtegi surnud kala. Aga jah, siin on terve akvaarium ja veelgi rohkem paabulinnu sulgi. Selle maja õhk on väga seisnud ja ma tunnen, et ma ei peaks siin liiga kaua viibima. See ei ole eriti meeldiv ja mul on siin ka suu väga kuiv. Nii et on selgelt tunda, et pere pole siin juba ammu olnud. Siin seinal on meil pulmapilt ja see võis olla jälle Claire või Simona. Aga ma arvan, et see võis olla Claire. Veel üks pilt neist tantsimas, nagu näha. Ja siin seinal on meil veel üks ilus pilt. See on vinge. Tõenäoliselt on see pilt lastest, kes abielluvad. Antoine ja Claire. Mõlemad on siin majaseintel üleval korrusel. Mind tõmbab kohe selle maja tuppa. See on tõesti ilus tuba, nagu näha, ja tundub, et siin magas kunagi laps või võib-olla isegi lapselaps. Selle toa seinal on pilt nooremast tüdrukust ja see ütleb meile ilmselt, et see oli ühe lapselapse tuba, kes aeg-ajalt perele külla tuli. Isegi nende nukk ja kõik muu on siia maha jäänud. Mulle meeldib see väike baldahiin, mille nad voodi kohale tegid. Väga prantsusepärane pean ütlema. See on tõesti ilus. Aga voodi on ikka tehtud ja kõik on korras. Ei, siin pole midagi eriti huvitavat. Vau, need pildid on ägedad. Oo, see on ilus maal. 1971. Oh jumal, see on vana. Siia kohta on palju asju jäänud. Siia kohta on liiga palju asju jäänud.
See on see, hei, vaata seda, tule vaata. Vaatame seda korraks. Sa pead seda siin nägema. Need on kõik värvid, millega nad on värvitud. Nii et me võime kindlasti sellest järeldada, et keegi selles majapidamises maalis mõned neist kujutistest või piltidest ja maalidest, mida me siin näeme. Olgu. Ja siin on meil veel üks asi, mis on nii kurb. Siin näete ratastoolis koera. Siin ta veel kõnnib ringi. Ja siis juhtus temaga ilmselt midagi. Ja ta pidi olema ratastoolis, nagu siit näha on. Ikka mängib selle teise koeraga, keda me enne nägime, part suus. See on nii kurb. Phil Bartugi. Asjad, mille see selles toas olnud laps maha jättis. Isegi kogu see hooplemine. Vau. Olgu, ja nüüd oleme siin koridoris tagasi. Siinpool on meil ka vannituba. Ja selles vannitoas, jah, isegi siin on kõik alles, kaasa arvatud kõik nende šampoonid ja föönid. See tähendab, et nad ei võtnud siit midagi kaasa ja jätsid kõik maha. Peaaegu midagi ei võetud kaasa. Olgu, järgmine tuba siin majas. Vaata seda. See on pilt Claire'ist tema balletikostüümis, nagu näha. Vau. Ja see pidi kindlasti olema siis Claire'i tuba tol ajal. Siin näeb ta välja, nagu oleks ta veel teismeline. Seob kingapaelu ja on valmis esinemiseks. Ja see võis olla tema, kui ta käis esimesel armulaual. Vau. Vabandust, kui ma siin vahel sõnadega komistan, sest nagu ma enne ütlesin, on siin õhk väga kuiv. Kõik nende riided on ikka veel siin kapis. Täiesti hullumeelne. Me näeme siin isegi pilti Antoine'ist seinal. Tõenäoliselt ka tema on esimesel armulaual. Ja mis mulle siin majas tõesti meeldib, on see, et kuigi ajaloolised elemendid ei ole päris ehtsad, nagu need kardinad ja kõik muu, on need siiski mõnes kohas väga ilusad. Laes on siin karnis liistud. Väga kena. Ja isegi väike tualettlaud on olemas. Paar pilti perest on veel alles jäänud. See on kindlasti Jean-Paul. Ja see on kindlasti Simona ja Jean-Paul koos oma tütre pulmas. See on minge. Mulle tõesti meeldib see pilt. Ja see räägib palju selle perekonna loost. Nad on väga kokkuhoidev perekond ja nad tõesti armastasid üksteist, nagu sellest pildist näha on. Vau. Ja siin seinal on ka pilt väikesest lapsest. Olgu, nüüd läheme järgmisse tuppa. Ja ma usun, et see tuba oli kunagi selle koha peamine magamistuba. Jah, see on kindlasti selle koha peamine magamistuba. Koht, kus Jean-Paul ja Simone koos magasid, koos elasid ja koos armastasid. Vau. See sama tool seisab tema töötoas allkorrusel. Okei, tõesti lahe. Jumal, vaata seda maali, mis siin kapi peal lebab. Mees sõidab autoga maja sees, isegi esiklaas on olemas. See on tõeline ratastel kodu. See on matkaauto, aga tõesti matkaauto. Vau, see on lahe. Ja siis, vau. Simona, sa näed sõna otseses mõttes, et Simona jättis kõik oma riided siia, kui ta selle koha maha jättis. Kõik tema riided on endiselt siin. Kui ta Ungarisse läks, ei võtnud ta isegi oma riideid kaasa. Ma isegi kahtlen, kas ta üldse Ungarisse läks. Sest jah, ma ei ole selles loos 100% kindel, aga on vihjeid, mis viitavad sellele, et ta läks Ungarisse pärast oma abikaasa surma. Aga ma pean kodus natuke rohkem uurima. See on hullumeelne. Isegi kohvrid ja kõik muu on seal ikka veel alles. Sellesse viimasesse tuppa pääsemiseks murdis keegi kogu ukse maha, aga uks pole ikka veel avatud.
nii et me peame sellest läbi roomama. Okei. Lahe. okei. Vau. Vau. Okei. Väga sinine tuba. See näeb välja nagu poissituba. See võis isegi olla Antoine'i tuba. Nagu siis, kui ta veel siin elas. See pidi olema väga, väga ammu. Olgu. Nii et jah, selles toas polegi eriti midagi näidata. Aga siin näete selle maja ilusat struktuuri. See on väga kena. Vaatame, kas tema riided on ikka veel siin kapis alles. Kapp on kinni. See on väga kummaline. Vau, kui veider ja huvitav maja samal ajal. Kui kurb ja traagiline lugu sellest perekonnast. Ja ma loodan, tõesti loodan, et Simone, Claire ja Antoine on korras ja kuskil turvalises kohas. Ja jah, nad jätsid kogu selle koha lihtsalt maha. See on väga kõhe, õõvastav. Samal ajal on see ka ilus. Nii see käibki avastamisega ja nii need lood lähevadki. Ja ma tahan sind tänada, et sa täna siin minuga koos olid ja seda kohta minuga avastasid. Ja ma märkasin ka, et umbes 70% inimestest, kes seda kanalit vaatavad, ei ole tellijad. Mida te teete? Minge alla, kerige alla, libistage alla, vajutage seda nuppu. Mida te ootate? See on tasuta ja see on parim viis kanali toetamiseks ning aitab neil videotel jõuda kõigi inimesteni maailmas. Suur aitäh kõigile, et videot vaatasite ja kohtume teiega järgmisel nädalal uues vinges episoodis. Head aega! Armastan teid!